Euroopa Liit sulgeb täielikult piirid venelastele, kes on seotud sõjaga Ukraina vastu. Venelased, kes on sõdinud Ukraina vastu, ei pääse enam kunagi Euroopa Liidu riikidesse. Kiild on lisatud uude 21. sanktsioonipaketti, mille EL täna välja pakkus. Paketti on lisatud ka sanktsioonid pangandussektori, krüptoplatvormide ja isegi Venemaa kalandussektori vastu. Sanktsioonide nimekirja lisati ka 10 uue Putini varilaevastiku tankerid. Ja siin tuli veel üks väga oluline uudis. Euroopa Liit liigub jälgimiselt Venemaa varilaevastiku laevade füüsiliste kontrollide juurde Vahemerel. Nüüdsest on kõigil EL-i riikidel seaduslikult lubatud Vene laevu peatada ja neid kontrollida. Sanktsioonide rikkumise korral võib neid lihtsalt arestida. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Niisiis, Euroopa Komisjon tegi ettepaneku uueks Venemaa vastaste piirangute paketiks, mis hõlmab mitmeid võtmesuundi. Energeetika, finantsteenused, krüptovaluuta, kaubandus ja esmakordselt ka kalandus. Uue 21. sanktsioonide paketi tehti ettepanek täna, 9. juunil, ning see kuulub Euroopa piiravate meetmete 21. paketi raamesse. Sanktsiooni nimekirjadesse lisatakse 90 Vene panka, mis saab olema suurim ühekordne laiendus kogu Venemaa vastaste sanktsioonide ajaloos. Selle tulemusena satub Euroopa Liidu sanktsioonid alla juba umbes 50% kogu pangandussüsteemist, samuti krediidiasutused. Kõige karmimad sanktsioonid puudutavad 31 panka. Neile kehtestatakse täielik keeld igasugusteks tehinguteks Euroopa Liidu isikutega. Sellest teatas ametlikult Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen. Nendega liitub veel 20 panka, krüptofirmat või platvormi kolmandates riikides, mis teenindasid sanktsioonide all olevaid Venemaa organisatsioone ja eraisikuid. Ja need on üliolulised sanktsioonid. Sisuliselt hakkab Euroopa Liit lõpuks võitlema krüptovaluuta voogudega, mille abil Venemaa ja kolmandad riigid sanktsioonidest mööda hiilisid. Vastavalt 21. sanktsioonipaketile satub nüüd iga krüptoplatvorm, mis tabatakse koostööst venelastega, kohe piirangute alla Euroopa Liidus ja selle partnerite juures. Ja ametlikult kõlab see nii. Euroopa Liit kehtestab esimest korda võimaluse täielikult keelata krüptoaktiividega seotud teenuste osutamise kolmandates riikides. See saab olema tugev heidutav tegur riikidele, kus asuvad platvormid, mis aitavad Venemaal meie sanktsioonidest mööda hiilida. Ja nüüd löök krüptovaluutale. See on ülimalt tähtis. Asi on selles, et eurooplased on seda sanktsioonimehhanismi juba veidi katsetanud, sest see on tõesti keeruline. Kui pangandussüsteem on arusaadav, siis krüptovaluutaga võitlemine on siin keerulisem. Nii et 20. sanktsioonipaketis, mis võeti vastu aprillis, kehtestas Euroopa Liit esimest korda sanktsioonid digitaalse rubla vastu. Kõrgõzstani ettevõtted, mida kasutati sanktsioonidega stabiilse münditehinguteks, mille kaudu Venemaa ettevõtted viisid läbi tehinguid enam kui 100 miljardi dollari ulatuses, see äri pandi kinni. Ja nüüd löövad nad lihtsalt kogu krüptotööstuse pihta, mis on ühel või teisel viisil seotud venelastega või töötab venelastega. Üldiselt on sanktsioonisüsteem Venemaa finantssektori suhtes mitmetasandiline struktuur. Erineva rangusega piirangud alates varade külmutamisest kuni täieliku tehingute ja finantsteenuste keeluni kehtivad juba 70 Venemaa panga suhtes. Euroopa Liidu poolt blokeeritud nimekirja kuuluvad suurimad süsteemsed tegijad. Sberbank, VTB, Alfa-Bank, Rosselshochbank, Promsviasbank, Moskva Kreditibank, Sovcombank, Novikombank ja Denetle. Paljud piirkondlikud pangad on endiselt leebemate sektoriaalsete sanktsioonide all. Nende jaoks on seal piiratud juurdepääs Euroopa kapitalile, pikaajalistele investeeringutele ja teatud teenustele. Aga mis on oluline, lisaks Venemaa pankadele sattusid Euroopa sanktsioonide alla ka välispangad, kes osalesid sanktsioonide vältimises või kasutasid Venemaa finantsteabe edastamise süsteemi. See on omamoodi Swifti analoog. Nii sattusidki sanktsioonide nimekirja suurimad pangad Kõrgõzstanist, Aserbaidžaanist ja Laosest. Eraldi sanktsioonipaketi osa puudutab laevu, millega Venemaa viib sanktsioonidest mööda minnes naftat välja. Nimekirja lisatakse veel 30 laeva ja kokku on Venemaa varilaevastikust sanktsioonide all juba üle 660 laeva. Esimest korda satuvad löögi alla ka laevad, mis teenindavad varilaevastikku. Näiteks varustavad kütusega või pakuvad muid teenuseid.
piirangute alla satuvad ka infrastruktuuri objektid, sadamad, lennujaamad, naftatöötlemistehased, mis kauplevad või töötlevad Vene naftat. Lisaks tehakse ettepanek keelata kaupade müük energiatankeritele. Üldiselt, kui te olete kuidagi seotud Venemaa varilaevastiku tööga või Venemaaga, isegi kui te otseselt nendega ei tööta, aga olete siiski kuidagi kokku puutunud nende räpaste venelastega, siis satute nüüd ikkagi sanktsioonide alla. Üldiselt on idee selles, et võimalikult palju peletada kõiki eemale isegi mõttest töötada pesemata venelastega. Üldiselt on EL lõpuks tõsiselt käsile võtnud selle Putini varilaevastiku. Ja EL-i diplomaatia osakonna juht Kaja Kallas teatas ametlikult, et Vene Föderatsiooni varilaevastiku vastase võitluse tase viiakse uuele tasemele. Operatsiooni Irini raames, mis on Euroopa Liidu missioon laevanduse turvalisuse tagamiseks Vahemerel. EL-i liikmesriikide mereväed said seadusliku õiguse minna pardale laevadele, kui on põhjendatud kahtlusi nende identiteedi või rahvusvaheliste normide rikkumise suhtes. See tähendab, et nüüd on kõik need EL-i riigid saanud õiguse hõivata Venemaa varilaevastiku naftatankereid. Siin märgin, et operatsioon Irini loodi 2020. aastal ÜRO mandaadi raames. Algselt selleks, et kontrollida relvaembargot Liibüale. Kuid 2025 aastal laiendati selle volitusi ja lisati ka laevade jälgimine, mis võivad sanktsioonidest mööda hiilida, eriti Venemaa nafta vedamisel. Kuid nende laevade füüsiliste kontrollideni jõuti alles nüüd. Varem lihtsalt jälgiti, kuigi prantslased tegid seda juba eelmise aasta lõpus, kuid teises veealas. Aga Vahemerel jälgisid eurooplased vaikides, kuidas Vene tankerid mööduvad nende rannikust. Ja nüüd on nad lõpuks hakanud neid pitsitama. Ja kõige tähtsam uudis 25. 21. EL-i sanktsioonipaketist Venemaa vastu kõlab nii. Venelastel, kes on ühel või teisel viisil osalenud sõjas Ukraina vastu, niinimetatud SVO osalejatel, on nüüdsest keelatud siseneda Euroopa Liidu territooriumile. Uus sissesõidukeeld endistele Vene võitlejatele on üldse eraldi osa paketist, mida varem EL-i sanktsioonipraktikas ei olnud. Nojah, selline surve Venemaale toimub märgin taustal, kus räägitakse, et EL valmistub läbirääkimisteks Putiniga sõja teemal. Переговорам с Путиным. Ja läbirääkimisi, nagu te teate, tuleb ikkagi pidada jõupositsioonilt. Üldiselt jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt kasutades annetusi linkide ja rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile!